Täna teeme läbi mõned lihtsad harjutused selle jaoks, et sa saaksid oma kannakõõluse valust lahti. Ja selle jaoks sul läheb vaja täna kahte asja, palli ja seina. Ja esimese harjutuse jaoks ma palungi, et sa paned selle palli endale kandade vahele ja toetad ennast kätega vastu seina ära. Jalad jäävad niimoodi, et sul kannad on pallilaiuselt, varbad vaatavad otsa ja esimese asjana sa lihtsalt surud kergelt omal kannad kokku, surud varbad kõvasti vastu maad ja tõstad oma kannad nii kõrgele, kui sinu valulävi praegu lubab. Ja sa hoiad seda asendit 10 sekundit. Nii, tuled rahulikult tagasi alla ja kordad. Nüüd ülesse tõusmisel jälgi seda, et sa surud ennast läbi varvaste, ehk sa ei tõmba ennast hooga, vaid tõstad sääremarja abil ennast kõrgustesse. Siin üleval asendisse surud kandu kokku ja proovid püsida nii kõrgel, kui sa vähegi jaksad. Kokku umbes 10 sekundit. Ja tuled rahulikult tagasi alla. Kui sinu kannakõõlus praegu ei luba veel seda kõrgust, siis jää lihtsalt natukene madalamale, aga proovi hoida pingutust nii pikalt, kui valulävi lubab. Ja alla. Tuleme 2 korda veel. Siin siis nagu öeldud, jälgi seda, et ei hakka hoogu tõmbama, vaid surud kõigepealt varbad, kannad kokku ja siit tuled üles asendisse, hoiad ja rahulikult tagasi alla. Nii, viimane kord, tõused ülesse. Pingutad säärelihaseid, surud kandu kokku, surud läbi suure varba, läbi väikse varba ja tuled rahulikult tagasi alla. Väike paus. Nüüd sa võid jätkata täpselt selle sama versiooniga teist seeriat. Või siis, kui sa tahad natukene harjutuse raskemaks enda jaoks teha, me proovime teha harjutust nii, et üles tõstes kasutame käte abi, aga üleval püsime ilma käte toestuseta. Ehk siis lihtsam variant täpselt nii, nagu jätkasime ja raskem variant tõused ülesse, võtad käed seina küljest ära, hoiad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja laskud rahulikult siia alla. Tule korra veel, kannad kokku, surud läbi varba, ülesse, kui saad, võtad käed ära, see on täitsa okei, et alguses on see väike väljakutse, kasutad käte abi jällegi kui vaja, peaasi, et sa seda tippasendit tegelikult suudad hoida. Ja tuled rahulikult tagasi alla. Tule veel 3 korda. Tõused käte abil ülesse, vaatad, kuidas tasakaal on. Kui saad, siis rahulikult lased käed seina küljest lahti, keskendud ka tasakaalu hoidmisele. Paned käed tagasi ja laskud alla. Nii, tippsirutus. Proovid tõesti tõusta nii päkale kui vähegi võimalik. Kui saad, võtad käed seina küljest lahti ja laskud rahulikult tagasi. Nii, viimane kord ja jällegi, kui sinu valutase praegu ei luba seda tippasendit hoida, jää poole peale. Ja kui on sul ka probleeme sellega, et see valu suureneb sekundite jooksul, siis võta kõigepealt natukene lühem pingutus esimesed korrad. Käed seinale ja laskud tagasi alla. Nii, väga hea. Palli võid panna kõrvale ja jätkame siit nüüd seina abil. Järgmise harjutuse jaoks on sul jalad puusade laiuselt. Sa tõused 2 jalal varvastele, püsid siin tippasendis täpselt nii, nagu me eelmise harjutusega lõpetasime. Nüüd sa jääd 1 jalale ja sa rahulikult 3 sekundi jooksul tuled alla. Ehk siis
2 jalga maas, tõused nii kõrgele kui vähegi saad, jääd 1 jala peale ja tuled 3 rahuliku sekundiga alla. Jätka varvastele, jääd siia tippasendisse ja siit 1, 2, 3, tuled rahulikult alla. Kordame veel 3. Proovi siin jällegi kätega vajadusel ennast toestada. Jälgi seda, et sul kehatüvi liigub üsna otse ülevalt alla, et ei vaju ei ette taha liialt ära. Ja alustad liigutust nii kõrgelt, kui sinu valutase praegu lubab. Hästi. Väike paus, lõdvestus. Nüüd jällegi, kui sinul on probleeme mõlema kannakõõlusega, sa võid panna video vahepeal pausi peale, teha teise jalaga samad harjutused läbi. Kui aga me töötleme praegu ühte kindlat haiget jalga, siis jätka lihtsalt teise seeriaga. Ja teise seeria puhul sa jällegi võtad sama asendi, tõused ülesse, siin tippasendis võid proovida korraks käed seina küljest lahti lasta ja siis kontrollitult alla tulla. Sama lugu, tõused varvastele, jääd 1 jalale, kui saad, võtad käed küljest ja laskud rahulikult alla. Kui sa näed, et nüüd see allatulek muutub väga lühikeseks või sa ei suuda seda kontrollida, siis jätka kindlasti sellega, et sul käed on seina peal. Ehk siis saad siin toetuda käte peale, kui sa kannast alla tuled. Kui aga see harjutus on juba lihtne, siis loomulikult ka käte abita kontrollitud tegevus väga kasulik, aga oluliselt väljakutsuvam. Proovi, vaata, kuidas sul täna parasjagu on. Tule 1 korra veel varvestele ja aeglaselt rahulikult laskud alla. Hästi. Raputa korraks jalad ära. Ja me teeme siia otsa veel 3. variandiga. Jällegi, kui sul on mõlema kannakõõluse probleem, pane video praegu pausi peale, tee rahulikult teise jalaga ka. Kui aga oled 1 hädas, siis jätkame selle samaga 3. harjutusega. Ja 3. harjutuse jaoks me jätkame kõvera põlvega. Ehk siis kõigepealt seina ääres lased põlvest ennast natukene alla, nii et sul põlveliigeses on selline 45 kraadi väikene konks. Tõused siit varvastele, jääd haige jala peale ja laskud siit 1, 2, 3 rahulikult alla. Ja sa vahepeal ei sirutagi, sa jäädki kogu aeg sellisesse väiksesse konksu. Laskud 1, 2, 3 alla ja tuled uuesti varvastele, päkale, 1, 2, 3 alla. Ja see nurk põlveliigeses ideaalis püsib suht sama terve harjutuse aja. Me kipume tõusma aegamisi muudkui kõrgemale, et sa võid vahepeal teha sellise väikse check-in'i ja ennast lasta põlvest rohkem kõveraks. Tõused varvastele, põlveliigese nurk säilib, jääd päkale püsima, põlv on kõver ja rahulikult kontrollitult 1, 2, 3 surud kanna vastu maad. Tule veel 2 korda. 1, 2, 3 ja viimane kord ka tõused varvastele, jääd püsima ja laskud 1, 2, 3. Hästi. Nüüd vahepeal siruta, saputa, raputa. Ja meil on jäänud täpselt 1 kord veel teha seda sama harjutust raskemas versioonis. Ja nii nagu eelnevate harjutustega, see eeldab siis seda, et me kasutame vähem käte abi. Ehk siis muidu lugu sama. Oled seina juures, jalad puused raiuselt, lased ennast põlvest alla, tõused 2 jalal varvastele, jääd 1 päka peale ja nüüd siit lased käed korraks seinast lahti ja proovid rahulikult 1, 2, 3 tagasi alla tulla.
Kui see 3 sekundit on sama kiire kui mul, siis võib-olla see on märk sellest, et sa vajad veel veidi rohkem käte abi selle harjutuse puhul. Tõused varvastele, võtad käed ära ja rahulikult 1, 2, 3. Et täiesti okei on see, et sa jätkad ka siit, kasutades algselt üsna palju käte abi, sest fookuses on tegelikult see, et sa suudad tõusta täis kõrgusesse, sa suudad hoida täis kõrgust ja sa suudad rahulikult, kontrollitult suruda oma kanna alla, nii et su põlv jääb kõverasse asendisse. Tule veel 3. 2. Ja viimane. Tõused ülesse, päkale ja rahulikult alla. Hästi. Raputa, saputa jalad ära. Ja viimase harjutuse me teeme siit seljaga vastu seina. Ehk siis sa võtad sellise pool küki asendi seinal. Kannad jäävad, ütleme, selline 40 cm seinast. Sa võid aegamisi liikuda allapoole, et mida sügavama nurga all sa oled, seda intensiivsem see pingutus on, aga alustuseks jää siia kõrgele. Ja siit asendist me jätkame veel 2 jala kannatõstetega. Ehk siis sul on õlad, selg, vaagen kenasti vastu seina, sa tõused 2 jalal varvastele, hoiad 1, 2, 3, 4, 5, laskud tagasi alla. Tuled korra veel varvastele, 1, 2, 3, 4, 5 ja tagasi alla. Siin jälgi nüüd seda, et sul selg kenasti jääb kontakti seinaga, eriti kui sa siia ülesse tuled. Et sa ei hakka siit kehast kaasa liikuma, vaid sul puusad, alaselg, õlad on vastu seina. Tõuse täpselt nii kõrgele, kui sinu jalg lubab. See võib olla veidi ebamugav. Seda tüüpi harjutuste puhul kerge valulikkus on täiesti lubatud. Ja loomulikult sa võid seda harjutust teha kodus sokkides, jalanõudes, niimoodi, et sul endal libe ei oleks. Nii, ja siin keskendu siis nii palju, kui sa saad sellele, et sul jalad oleks mugava nurga all ja sa suudad hoida seda kõrgemat tippasendit ja tagasi alla. Nii, jäänud veel 3. 2. Ja viimane. Hästi. No pärast neid harjutusi võiks sul sääremarjad täitsa korralikult tunda anda. Kui sul ka kannakõõlus, eriti alustades kergelt, pärast harjutusi tunda annab, see on okei. Jälgi lihtsalt seda, et kui suur see valu tugevus on ja kui kiiresti tagasi tõmbab. Et ideaalis sellist tüüpi harjutuste puhul, ma ütleks 4-5 palli 10 maksimaalselt, selline kerge valureaktsioon, väsimustunne on igati normaalne. Aga proovi mitte sellest üle minna.